Tere! Minu nimi on Kai Karolin, olen peegeldav joonistaja. Seda juba üle 10 aasta praktik ja üle 2 aastaga siis õpetan seal peegeldavalt ka täiskasvanud inimesi joonistama. Mis on peegeldav joonistamine? Peegeldav joonistamine on joonistamine oma isiklikust allikast ehk siis peast. Et sul ei ole ei modelli ees ega ei ole ka landscape ees. Joonistadki omaenda peast, omaenda allikast. Ja tema väärtus seisneb selles, et sa väljendad ennast autentselt. Et sa ei väljenda kellegi teise mõtteid ega olemust, mis arvatavasti on ka vajalik. Aga meie keskendume nagu omaenda mõtete, emotsioonide ja olemuse nagu esile toomiseks ja näitamiseks vaatajale ka. Miks on vaataja nagu köidetud sinu piltide külge, sellepärast, et vaataja on samas allikas. Ja kui ta on samas allikas, siis tal on lähedane see. Nii et siis teiseks me proovime ka selliselt oma joonistused mingil määral ka viimistleda või siis viia mingisuguse konteksti või struktuuri. Anda talle teatud rõhkusid või esile tuua mõned vajalikud detailid või olemuse või sõnumi. Selleks, et vaatel oleks seda nagu huvitav jälgida ja keskenduks pikemalt meie tööle. Nii et nendes kohale füüsiliselt tuleme kohale 1,5 tundi, kuni 2 tundi, siis tund kestab ja igal tunnil on, ütleme, oma teema siis ka, mis aitab teile minna teatud emotsioonidesse. Ma vaatan, kuidas ma teid sinna emotsiooni viin, võib-olla jutustan või loen ette mõned katkendid oma raamatutest näiteks. Või on teil endal mingisugune emotsioon, mis teil sees istub? Ja võib-olla te ei teagi, mis teil sees istub, et siis joonistus näitab. Nii et see on siis teemast, aga igal tunnil proovime ka anda mingisuguse konkreetse ülesande ka, mil viisil seda nagu sellel joonistusel nagu vormistada või esile tuua või anda talle kunstiväärtuslik lisand ka sinna juurde. Ja kasutada saate siis nagu öeldud jah, mitmesuguseid vahendeid, siis kas siis pliiatsid, vildikad, väripliiatsid, pastellpliiatsid, miks mitte ka vesised vahendid, näiteks gouache, akvarell, no tempera ja nii edasi. Aga kodus siis jääb nädal aega vahele, et see kodus võid veel seda edasi arendada siis oma seda viimistlustehnikat, mis teile nagu endal on nagu sobilik või millega te olete harjunud, aga võib-olla hoopis midagi hoopis täiesti uut. Proovite või katsetate iseenda tööde peal. Nii, et aga emotsioonid. Ega ei pääse nagu keegi nendest emotsioonidest pääse ja ka peaks, eks ole, üks väärt osa meis endis. Prooviks siis esitada emotsioone, mis siis joovastavad meid, aga võib-olla hoopis segavad. Mis on nagu mehelikud või naiselikud selles mõttes, et kas nad on, mis on naiselik? No laias laastus, mingis emalik hoolitsus äkki või niisugune naislik seksuaalsus äkki või mehelik seksuaalsus. Mõelge ise, mis te selle on nagu ette tuleb. Või siis mehelik näiteks kuskil midagi saavutuslikku emotsioon, midagi kindlamata saavutama. Ja pingutama ja võitja või ka läbikukkumine ka. Siis varjatud emotsioonid ja see, mis on nagu välja näidatud ka.
Ja mõned varjatud emotsioonid, mida te nagu ei taha välja näidata või varjata. Ja mõned emotsioonid, mis alailm on lagedal nagu. Et neid võib ka kunstitäiesena nagu väljendada, ka põnev vaadata teil endal ja teistel samamoodi. Aga ütleme, kõik need tööd ka proovime siis viia jah, mitte ainult niimoodi, et see oleks kunstiteraapiline, ütleme, teraapia sellepäevane nagu väljenduses olevat, vaid et ta oleks selles mõttes kunstiväärtuslik, et ta oleks köitev ja ta oleks vaadeldav ka. Et viime ta siis sellisel tasemel. Mõni inimene teeb ainult mustvalget, värvi väljendab mustvalget joontega või pindadena. Teine väljendab värvidena. Väljendab lokaalvärvidena, pooltooni ei kasutagi. Aga on sükene dekoratiivne, teine kasutab pooltoone ja maaliliselt. Et vahendeid ja asju nagu, kuidas seda nagu läheneda on väga palju. Nii et oled siis oodatud väga siia tundi. Ja see võin öelda, et see koos tegemine, see toob nagu sellise sünergia, et üllatab sind iseennast ka. Mind alati üllatab, sest ma joonistan koos teiega, koos sinuga. Ja iga kord vaatan, et appi. Eriti uhked tööd tulevad. Sünergia siin ikka väga hoolega aitab kaasa. Aitab kaasa nagu selle joonistuslikule jõule ja edasiarengule ja mis iganes. Et oled oodatud. Kohtumisi!